Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile, kuidas programmiga Microsoft Office 2010 teha juhendit. Mul on siin juba tegelikult üks juhend peaaegu olemas, sellise keskkonna tarvis, nagu seda on V-video, ja ma näitan siis mõningaid töövõtteid. Kõigepealt mul on siin olemas pealkiri, ma tahan, et see pealkiri oleks natukene näiteks suurem. Siis selleks, et midagi siin muuta, ma selekteerin ära. Tegelikult mul ilmub nüüd siia kohe kõrvale väike aken, kus ma saan muuta suurust. Või siis ma saan ka siit ülevalt seda valida. Nii, mul on praegu siin vaikimisi on siis font Calibri, aga kui ma tahaksin nüüd mõne muu fondi, näiteks Times New Romani, siis ma klõpsan Ctrl+A, vali kõik ja panen fondiks näiteks Times New Romani. See fond sobib sellisel juhul, kui ma plaanin selle töölehe välja printida. Siis järgmiselt kõik oluline, seda tuleks kuidagi rõhutada. Rõhutamiseks võib kasutada näiteks sellist asja nagu paksuks tegemist bold'i, klõpsan selle peal, siis ma saan teha siis selle teksti rasvaseks. Siis rõhutamiseks võib kasutada näiteks kursiivkirja, seda kasutatakse eriti palju siis, kui ma näiteks mingisuguseid võõrkeelseid tekste sisse panen, et mul on siin näiteks need Facebook, Google ja Yahoo. Kui ma nüüd kasutaksin seda arvutiekraanil või mul on värviline printer, siis ma võin ka värvidega mängida, et näiteks registreerumine selle määran, et see on mul näiteks sinist värvi ja rasvane. Siin tuleb just mõelda, et oleks selline ühtne stiil. Siis edasi nüüd reavahe. Oli juttu sellest, et ega nüüd reavahe oleks ikkagi parem, kui ta oleks õhku siin vahel. Kui ma nüüd seda videot vaatan, siis seda on mul päris mitu lehekülge. Ja mul hakkab siin kohe nüüd kahju kõik sellest koopiapaberist ja nii edasi, nii et mõnikord võib see reavahe ka muidugi jääda väiksemaks. Aga kuidas siis saaks veel natukene niimoodi kokku hoida? Üks koht on kohe, kui ma lähen siia küljenduse peale, veerised ja panen kitsad veerised. Nii, siis ma saan kohe natukene kokku hoida. Nii, aga vaatame siis, kust seda reavahet siin muuta, et panen jälle Ctrl+A klaviatuuri pealt, klõpsan siin lõigu peal ja vot siin on mul selline koht nagu reasamm, kus ma saan siis panna, et näiteks 1,5 ja pärast lõiku näiteks on 6. Okei, ja sellisel juhul siis mul tuli kohe siia õhku juurde. Siis oli ka juttu sellest, et hea, et kui asjad on struktureeritud, et mul on siin selline peatükk nagu registreerumine ja siis tulevad edasi juba toimetamised ja nii edasi, et nummerdamine on mul siis siin, kus klõpsan selle peal, siis see on number 1 ja nii kui ma vajutan Enterit, nii mul siis pannakse number 2, 3 ja ma saan siis luua selliseid loetelusid ja kui mul see numbriline järjekord nii tähtis ei ole, siis võin kasutada ka siis neid punkte siin. Nii, siis väga hea oleks teinekord ka kasutada mingisuguseid pilte juhendites. Pilte saab siit lisada, kui ma klõpsan lisa ja pilt, näiteks on mul arvutis mõni pilt olemas, või kui ma klõpsan lõikepilt, siis ma saan otsida siit mingisuguseid pilte. Näiteks tahan siit mingit videopilti, kirjutan video, mine ja siis mulle otsitakse erinevaid pilte. Ja kui ma siis tahan seda kuidagi oma juhendis kasutada, need, mis siin Office'i juures on, neid pilte ma võin vabalt kasutada, siis klõpsan selle pildi peal või siis sikutan ta siia dokumenti. Ja pildi puhul on samuti, et kui ma nüüd klõpsan pildi riistade peale, siis ma saan panna näiteks, kui ma tahan, et ta oleks kusagil nurga peal, siis ma saan valida selle, et murra tekstiridu, et ta on tihedalt ja nüüd ma saan seda pilti ise nihutada. Ja nii nagu oli juttu, siis pilte väiksemaks alati tuleb siis nurgast teha. Nii, näiteks, et panen siia väikse kaamera. Siin muidugi alati peab mõtlema, et kas neid üldse tegelikult vaja on. Nii, aga nüüd teine asi, et kui ma näiteks seda sama keskkonda V-video tutvustan, siis tihti ka juhendisse on vaja pilti. Näiteks mul on siin konto loomiseks klõpsake nupul. Ma võin nüüd kirjutada, mis seal nupu peal on, aga ma võin ju ka panna pildi. Et ma teen selle V-video keskkonna lahti ja mul on arvuti peal selline nupp nagu print screen või prrt screen. Klõpsan selle peal
laptopi puhul enamasti tuleb mõni nupp veel alla vajutada, siis avan jälle oma selle dokumendi ja klõpsame siis kleebi ja mulle nüüd kleebiti see pilt, aga nüüd paraku mulle kleebiti terve see pilt. Aga on olemas selline tore asi, nagu ma valin pildiriistad ja kärbi, siis ma saan seda pilti kärpida täpselt nii suureks, nagu ma tahan ja mina tahan siit nüüd praegu võtta välja ainult siis selle sign up nupu. Nii. Nihutan lihtsalt neid, lähen täpselt siia külje peale ja siis nihutan neid väikseid kangikesi, nii et mulle jääb ainult see nupp. Nii, ja saingi endale sign up nupu siia. Nii et konto loomiseks klõpsake nupul. Siis tihti on hea ka panna mingisuguseid selgitavaid tekste piltidele juurde. Et näiteks mul on siin juba olemas tehtud üks selline lõikepilt, aga kui ma tahaksin näiteks ära tõlkida, et mida see first name ja last name tähendab, siis jällegi, kui ma klõpsan siin lisa peal, siis on võimalik siia ka igasuguseid kujundeid ja asju juurde panna. No näiteks ma tahan ühe teksti välja panna, klõpsan teksti välja peal, valin siit selle esimese ja mulle pandi tekstiväli. Nii, siia kirjutan näiteks eesnimi. Nii, nüüd lohistan selle kastikese siis vastava suurusega ja panen siis sinna, kuhu ma tahan, näiteks et siia eesnimi. Kui tahan, võin siia juurde ka panna näiteks ühe väikese noolekese, lisa ja kujundid ja valin noole. No siin tuleb jälle igaüks peab vaatama siin, et kui vanad õpilased on ja nii edasi, et ma nüüd panin siia noole, siis ma saan määrata, et see nool on näiteks punast värvi, et ta tuleb hästi esile. Ja niimoodi siis täiendada seda. Nüüd, kui ma tahan oma juhendisse lisada mingisugust tabelit, näiteks mul on siin nüüd üks selline joonis, kus on tehtud ka print screeniga, et milliseid kontosid on võimalik teha, et see tabel koosneks mul siis 4 või ütleme 4 osast, siis tabeli tegemine käib niimoodi, et ma klõpsan jälle lisa, tabel ja nüüd siis valin välja, et kui suur see tabel on. Ja nüüd ma saan siis siia hakata kirjutama seda teksti, mida siis ma olen planeerinud. Teen selle pildi natuke väiksemaks, et ta tuleks mul siin nähtavale ja siis saan teha, et näiteks, et vaba, free, pluss, ultra, kommertsial ja nii edasi. Aga nüüd on näha kohe, et võtta siin tabeli, et igal pool mul seda õhku ei jäägi, et kui ma nüüd selle tabeli välja valin ja lähen jälle siia lõigu peale, siis ma peaks nüüd määrama ka, et enne seda lõigu algust on 6 punkti, siis kohe tekib seda ruumi juurde ja tabel näeb ilusam välja. Kui ma nüüd olen oma selle juhendi ära teinud, siis tegelikult peaks päisesse lisama ka minu nime. Et teen topeltklõpsu siin üleval selle päise peal ja kirjutan Ingrid Maadvere ja panen ka näiteks aastaarvu, et siis on täpselt teada, millal see juhend tehtud on. Võib ta joondada veel näiteks siia paremale poole, võib siia lisada kooli, klassi ja mina tavaliselt teen selle suhteliselt väikseks, sellepärast et päis jääb siis nähtavale selle dokumendi igal leheküljel. Ja selleks, et sinna saada, tuli siis teha topeltklõps ja et ära saada, siis topeltklõps siin allpool dokumendis. Ja kuna minul see juhend koosneb mitmest leheküljest, siis oleks hea lisada ka numbrid. Klõpsan lisa ja valin lehekülje number ja panen näiteks lehekülje lõppu keskele numbrid. Ja siis mul nummerdatakse ka kogu see minu dokument ära. Nüüd on mul päis ja lehekülje numbrid ka olemas. Ja siis ei jää mul muud üle kui salvestada, et fail, tavaliselt ikka vahepeal peaks ka salvestama, salvesta nimega ja
nüüd panen siis talle nime, video ma panen 2 ja vot nüüd ma peangi väga hoolikalt vaatama, mis formaadis. Et mul on siin näha juba, et ma olen salvestanud selle Word 97/2003, see tähendab, et talle jääb lõppu doc ja teda saab avada ka näiteks OpenOffice'iga. Kui ma lihtsalt valiksin selle Wordi dokument, siis salvestatakse ta mul docx formaadis ja seda igaüks lahti ei saaks. Aga kui ma tahaks siis ta universaalsest teha, siis ma teen ta näiteks hoopis PDF-iks. Aga siin jälle, kui te tahate dokumenti pärast muuta, siis oma arvutisse salvestage ka see vaikimisi formaat, et te saate töödelda, jääb üks väike kirjaviga, te saate pärast selle lahti teha. Aga kui te tahate juba siis õpilasteni valmis juhendi saata, siis valige PDF ja klõpsake salvesta. Nii et salvestada võib kohe mitmes erinevas formaadis.